tere hommikust ja ilusat vlogi algust teile. Käes on reede ja kell on 7 hommikul. Kui te küsite, miks ma olen reedel kella 7 hommikul üleval, siis ma lähen uue iPhone'iga tutvuma. Ja tegelikult tänased plaanid, üldse mul on täna väga pikk päev ees, sest peale seda ma lähen Free Flow'sse. Mul on üks eratund kell 12. Isegi kui ma olen seal CNC-s tunnikese, siis ma lähen ikkagi Free Flow'sse, et ma hakka koju tulema. Ma olen seal, ma ei tea, teen uinaku, kordan kavasi, sest et tegelikult peale proovi ma jooksen kohe Dance Acti. Meil on Empire proovi, meil tulevad esinemised siin järjest nüüd ja siis üks suur show programm. Ja peale proove tuleme siis koju. Ja siis mul on õhtuni aega. Ja siis õhtul me lähme esinema Petrissiga. Aga see seekord on Tallinnas, ehk siis me ei pea kuskil kaugele sõitma, mis on väga tore, sest et reedel on või laupäeval on mul ka pikk päev ees ja pühapäeval, et jah. Ühesõnaga, väga pikk nädalavahetus tuleb. Nii et come with me, võtame teid kõiki kaasa siia journey'le. Ja, let's go. Ma mõtlesin, et ma senikaua siis update'in teid, kui te siit mind roolida peab näete. Mis vahepeal toimunud on? Ma pole ju terve nädala peast vloginud. Täna on reede juba. Alustame sellest, et eile läksid siis müüki Ariana Grande piletid. Ja ma olin täpselt niimoodi, ma andsin eratundi ja piletid läksid müüki kell 12. Ja ma eratunni alguses siis läksin sinna sisse kell 11. Ja siis mingi hetk ma sain aru, et ma pean sinna sisse logima. Ja siis oli kell juba mingi 50. Siis ma ruttu vahepeal, kui ta pani mingi kaamerat üles või jõi, siis ma ruttu mingi logisin seal. Ja siis ikkagi näitas mingi, et siis umbes, et saada see mingi kood kuskile, siis ma olin mingi pekki. Ja ma sain sisse täpselt kell 12. Ja miski pärast, ma ju enne, kui ma läksin tunni alguses sinna, näitas, et 1 miljon inimest on järjekorras. Ja siis, kui ma läksin kell 12, siis ma olin 3000 või midagi, siis ma olin mingi, what? Okei. Ja ma olin suht kiiresti sees ja ma olin juba niimoodi, et ma sain ostukorvi panna 2 piletit. Ma panin need, aga siis ma oli see, et ma ei teadnud kellega, nagu, et mis plaanid meil on, et kellega ma lõpuks lähen. Ja siis ma mingi 1 minut reaalselt korra mõtlesin, siis hakkasin Beatrice'ile kirjutama. Siis mingi, et ma olin mingi, kuule Maarit, et osta lihtsalt ära. Küll ma leian kellega minna, eks ju, et lihtsalt osta ära see pilet. Reaalselt see oli 1-2 minutit, kui ma seda mõtlesin. Aga nad olid mul ostukorvis juba. Ja kui ma olin mingi, okei, davai, check out, siis olid sold out. Et need läksid nagu minutiga. Ja siis ma võtsin ennast muidugi oota järjekorda kõikidesse kuupäevadesse. Praegu panin siis selle kuupäeva, mis mulle tundus kõige sobivam. Ja siis ma olin juba mingi 140 000 ja ma olin mingi okei. Ja mingi hetk lihtsalt näitas selle, et okei, sold out. Mind natukene ikkagi lohutab see faktor, et enamus ei saa. Siis mingi see küüntes. Look at my nails. Pink beige. Hommikuinimesed või pigem siuksed öökullid? Mina kindlasti hommikuinimene või juba oli üle. 4, 3, 2, 1 ja uued ajad siin. Kui uhke. Aus kotikene ja muidugi väiksed piirsid. Ahaa, seda ma ei näinud. Wow. Ma teen ühe uinaku kohe. Ma tegin oma uinaku ära. Ma olen muidu Free Flow's, kui kõik aru ei saanud. No siin need diivanid on nii mõnusad. Ja mul on kohe ära tund. Aga let's talk about this skin, okay? Nii ilus ja glowy. Oot, nüüd lähme teeme ära tund ära. Ja siis ruttu Empire proovi. Nii ilus ilm. Kell on 4, proov sai läbi. Palju sai tehtud, mõnedes sai tegemata, aga ilmselt plaanime ikkagi järgmedal ka teha ühe proovi enne reedest esinemist. See jääb siia vlogi by the way. Aga ma mõtlesin, et kuna ma olen siin Rotermannis, et ma võiksin ikkagi läbi käia sealt Perskost.
ja Stradivariusest ja Bulgaariast, sest et mul ei ole outfiti homseks. Me käisime Kaisega Ülemistes ringi, aga mitte midagi ei olnud seal. Nii et lähme vaatame, äkki leiame miskit. Ja siis koju natukene relax juba. New Yorkeris leidsin siis sellise jumpsuiti. Ma ei tea, ma proovisin see selga, see oli nagu okei, ta istus hästi, aga nagu ta ei teinud minu jaoks mitte midagi või nagu ma ei tea, ei tundnud nagu päris see. Ja siis ma leidsin need püksid ja selle bluusi ja kuidagi mulle tundus, et see on match. Nii et need läksid mul ilusti ostukorvi. Nii, ma jõudsin koju, teen väikse hauli teile. Nii toidu kui riiete hauli. Ühesõnaga, vaadake, mis ma leidsin. Ma ostsin kõigepealt need on ülihead, by the way, kes pole proovinud. Elephant tomatoes and herbs, see maitseb nagu pizza. Reaalselt ülihea. Miks mul ei tegi? Ma siin nii teha. Nii, ja siis ma leidsin selle šokolaadiga. Bänger. Hakkab Joosepi toit otsa sama. Ma ei jõua praegu sulglassest telida, või noh, varsti tean. Siis mõtlesin, mis ma süüa teen. Kuna ma lähen Tartusse homme 9-9, siis mõtlesin, kas ma hakkan süüa tegema. Siis ma mõtlesin, et suva hakkan ikka. Võin teile näidata oma seda magadat riisikanaga. Ehk siis kana, siis magusapukaste. Siis niisugused huvitavad asjad, mis ma leidsin Rimist. Aga lihtsalt kõndisin neist mööda, sest ma olin mingi, oh my god. Sellised kodulõhnastajad. Siin on meil siis Cashmere Vanilla ja Lush Summer Fruit. Ja need olid ülihea lõhnaga. Ja siis samasugused küünlad. Nagu nii ilusad värvika. Ühesõnaga cute. Ja siis ongi nii Yorkeristes need riided. Homseks. Me täna, kui me käisime Kaisega, siis ma nägin seda bluusi. Ja mulle kohe meeldis see, aga seal olid ainult L-id, XL-id. Ja siis ma läksin sinna postimaamasse ja seal oli S-suurus. Tavaliselt on S-id mul suured, aga see oli täitsa okei. Nii et. Ja siis neid pükse, kui ma nägin minust seal selgas, ma olin mingi, et see ei ole nagu must, ma ei tea, kas kaamerast on näha. Ta ei ole must, ta on nagu burgundy, aga tume. Või nagu pruun burgundy. Jah, et ta ei ole must. Oh my god, siit kaamerast on terve nagu must, aga tegelikult on pruun. Ja mulle tundus, et nende colors match. Nii et selline äge kombo. Ja minu üllatuseks maksis see kõik nii vähe. Kuigi need on nagu uued riided, et need ei ole nagu soodukaga. Ma olin tõesti nendele püksid, ma ütleks kunagi. Ma arvasin, et sellised püksid maksavad mingi 25 eurot. 16,99. Ja ma olin mingi, what? Okei. Sest tavaliselt uued asjad ei maksa alla 20 kohe kindlasti. Ja siis sellised bluusid on tavaliselt minust alati mingi, ma ei tea, 14-15 eurot. See maksis 7,99. Ja ma olin mingi, okei. I'm gonna take it. Ja siis ma otsingi ka. Ja ma hakkan nüüd süüa tegema. Ja ma tahan varsti tuttu uuesti. Tegin ühe power napi, aga mul on vaja veel. Tada! Ja niimoodi ma sööngi, ilma igasuguse asjata. No nii, update, kell on 23:24. Ja ma olen valmis saanud ennast. See skin on lihtsalt imeline. Nii, et ma võtsin just endale auto. Kuna sellistel kellaaegadel ma ei taha väga liigelda püstidega. Nii, et lähme sõidame autoga Vakkale ja siis kõnnime sealt kinomajja. Ja see üritus on siis Kaagi, kui ma õigesti mäletan, Kaagi tutumispidu või something like that. Nii et
läksime. Let's go. No räägi. Oi, no, soovin meile edu. Edu? Aitäh. See on hea. Juhu, tee töölised. Kell on 2:37. Ma ütlesin koju. Ma ütlesin tegelikult juba pool tundi tagasi koju äkki või? Ma lihtsalt olen siin procrastinate'inud ja ma tean peas, et mul on nii palju asju vaja teha. Ja kell 9 on äratus. Tere hommikust, käes on laupäev, mul on juba kiire, ma tellisin takso, et jõuda õigeks ajaks. Ühesõnaga, me lähme praegu siis Empire proovi ja siis me jookseme sealt otse Tartusse, otse bussijaama, et minna Tartusse. Meil on õhtul siis Kinky Bootsi show Simona Agritiga, mida me läheme vaatama. Ja siis vaatab edasi, mis saab. Ja siis me jääme ööseks Tartusse. Vaat. No nii, sõidamegi täna 2-kordsega, let's go. Tüdrukud ja tee. Ma arvan, et ma võtan selle. Nii, room tour. Nii see meköök. Nii suur. Noh. Lõpeta, lastevodi. And the history repeats. Oh my god. Let's go. Vannituba. Oota, see ei ole vannituba. Wow, nii suur. No nii, naised. Miau. Tšing-tšing. Vlog, ruttu, outfit check. Jaas, slay. Takso tuli, let's go. Me ei saa aiast üle. Nii, muina, siin me oleme. Ja fit checks, let's go, let's slay. Let's slay. I'm ready. Lihtsalt šokis, ma armastan seda. Ma ei taha, et see otsa saaks. Reaalselt. Mul on kogu aeg oli siuke vibes, et ma tahan olla seal. Ja, samas. Ja see oli nii tore. Nüüd me hakkasime sööma. Mis see on? Küpsis. Ma mõtlesin, et see on lõhe. Ilus. Krõpekana. Siis mingid köögiviljad. Mis need olid iganes. Ja mis see oli? Mingi patatas bravas. Väga kena. Väga kena. Nüüd. Oota, vastupidi. Ma saan järgmine aasta 30. Nii, hommikust tüdrukud. Meie... Oi, mul on puniplaaster ikka peal. Täna on pühapäev ja meie suundume bussi peale. Tervist! Teil on 10:30 something. Ja kui me jõuame Tallinnasse, suundun mina otse Friflusse, et anda üks commercial või õhtul üks trip. Ma sain auto ja nüüd sõidame ruttu Telliskivi, et trenni anda. She keeps on talking. It's coming.
ma jõudsin koju. Ma olen nii läbi ja siis Taini kirjutas mulle, ta toob Kaisale võtmed. Ja siis ta tõi mulle Mäkki lapist. Nii et ma hakkan nüüd Mäkki sööma. Oh my god, see oli praegu nii vajalik. Ja ma tegelen oma lapsega, kes ilmselgelt pole rahu sellega, et ta kodus oli niimoodi. Varsti ma võtan hetke, võtan oma kaamera ja räägin teiega kinkiputsist ja. No nii, ma just tegin Aleppo seipi endale. Või noh, tähendab, tegin tund aega tagasi. Ma pole seda veel maha pesnud. Oota. Mul on vaja teile siia midagi alla. Oodake palun. Ühesõnaga, ma ei suuda uskuda, et see nädalavahetus on tehtud. See oli väga pikk ja väga vesitav nädalavahetus, aga see on kõik parema tuleviku nimel, okei? Räägime korra kinkipuutsist. See oli haigelt hea. Nagu see oli nii hea, et mul ei tekkinud kordagi seda tunnet, et ma tahaks, et see läbi oleks. Mul pigem oli see, et ma ei taha, et see lõppeks. Et nagu näiteks Beyoncé kontsertiga oli mul sama, et ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha, et see lõppeks. See oli nagu nii hea. Kes pole seda näinud, siis piletid on muidugi päris keeruline saada, sest need on kõik välja müüdud. Storyline ei hakka teile siia ütlema, sest et meil teha midagi spoilida kellega, kes seda pole veel näinud, kes on seda vaatama minemas. Aga juba see faktor, et enamus kontsertid või etendused on välja müüdud, näitab nii mõndagi selle etenduse kohta. Aga Tartu trip ise oli nii tore ja me käisime sellises kohas nagu kampus ja seal oli selline kokteil nagu, kus ma Kaisale kirjutasin selle indulgence või ma ei tea, mis see on. See põhimõtteliselt oli nagu Pornstar Martini, veits teistsugune, aga see maitses hästi, nagu tõesti hästi. Nii et kui sa elad Tartus ja sa polest proovinud, siis mina proovi ja kui sa ei ela Tartus ja sa lähed Tartusse, siis proovi ka. Aga mina teen oma viimased skincare asjad ja lähen magama. See vend teeb kõike, et olla lihtsalt koti sees ja tema jaoks on praegusel hetkel ainuke mugav positsioon see, et ta lihtsalt toetub käpakestega ennast koti peale, aga ise istub siin patjahunniku otsas. Joosep, are you okay? Kuule, see kott on ju nii täis ja me ei ole jõudnud seda lahti pakkida. Aga tema arvab, et okei, this is it. This is it. Nii, ta fiksis ennast nüüd. On mugav, jah? Ja ma ütlen kohe siia algusesse ära, et... No nii, ma olen ennast lõpuks valmis pannud ja on aeg minna Freeflow'sse. Täna on esmaspäev. Ma hetkel üritan mõelda, kuidas on kõige mõttekam teha seda, et ma pean postertile järgi minema. Aga kuna nüüd, sest need ei ole Freeflow lähedal, vaid pigem kaugel, siis ma pean planeerima seda. Ja kuna täna mul on ainukene reaalne asi, mida ma pidin tegema on show hip-hop, siis mõtlesin, et täna on hea päev selleks. Ja siis, kui ma olen Freeflow'sse, ma pean esiteks ära tegema klipid selleks vlogiks, kus ma siis näitan Freeflow'd. Siis ma pean kordama Empire'i kavasid, ma võtsin kontsert kaasa. Ja siis mul on väga palju kirju jälle, väga palju kontorit vaja teha, ehk siis mul on väga palju toimumas, pluss ma tahan veel korrata show-popi kava, sest et ikkagi see on veits niisugune rusty, ma ei tea. Kui te kuulete võib-olla oma häälest, et nagu girl, are you sick, siis ma sain nüüd aru, mis on meie see kurja juur siin. Mul ei ole ammul, sest sealt mul pidevalt on kurk valus või nagu nohu ja kõik see. Ja ma arvan, et ma tean, mis see põhjus on. Vaadake, see konditsioneer trennides on väga tore, kuniks ta enam ei ole tore. Et seda peab väga ettevaatlikult kasutama selles mõttes, et mõtle nüüd loogiliselt, sa teed trennis, sul puhub külm tuul samal ajal, kui sa oled nagu märg. Ehk siis see ei ole hea kombo. Ja ma arvan, et see kindlasti soodustab seda, et tekivad sellised olukorrad, nagu meil praegu siin. Nii, et üritame sellest ruttu vabaneda ja hakkame jälgima siis seda, et päris konditsioneeri all me ei tantsi ja ikkagi peale trenni ei lähe kohe koju, vaid korra cool downime ja siis, jah, võt. Nii, sain pakid ära toodud. Let's go! Muidugi kell on palju,
aga ma teen ruttu ühe ringi kas või kõik tantsud korra läbi, nii et cue the timelapse. Work is almost over, summer's getting closer. Well, hello, good evening. Tegelikult kell on juba mingi 12, nagu te näete. Ma olen treeni teinud täna, okei? Need juuksed ütlevad nii mõndagi. Ma mõtlesin, et ma pole ammu teinud seda märklikku, ma teeksin seda, et natukenegi anda teile õhtust midagigi. Kui ma vaatan päeva kokku, siis jällegi nii pikk päev. Nagu mul on praegu, ütlen ausalt, mul on 13-tunnised tööpäevad põhimõtteliselt. Et ma juba hommikul ärkan ja mul on juba mingid süsteemid, mida ma teen, sellepärast, et ma muidu lihtsalt ei jõua asju valmis. No ise olen kahmanud endale kõik asjad, no ei ole midagi teha, aga no mulle meeldib. Mulle meeldivad need asjad, mis ma teen. Et jah, see hooaeg on tõesti see, et ma olen ennast väga pukkinud täis, aga ma usun, et ma leian sellise kuldse kesktee. Räägime ära ja siis ma lähen tegutsema. Kirjuta üles 3 asja, mille üle olen kõige tänulikum. No ma olen ikkagi tänulik trennidele, et ma olen vigastuste vaba. Ma olen sõbrannad. Mul on nii ägedad sõbrannad. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. See, kuidas sa endaga räägid, on see, kuidas sa ennast tunned. Las ma seletan. Point on selles, ma tunnen, et ma olen väga väsinud iga päev ja ma tunnen, et see hetk, kus ma ütlen seda välja, et ma olen nii väsinud. Isegi kui ma vahepeal ütlen seda suusujaks, kui ma tegelikult ei ole, siis ma tunnen seda rohkem. Et nagu mul on tunne, et see, kui sa ütled, et sa ei viitsi või sa ei jaksa, siis tegelikult sa jaksad ja viitsid, aga lihtsalt kuna sa endale juba paned selle sõnumi siis, et sa jaksa ega viitsi, siis ega keha kuulab sind. Keha kuulab sind, usud sa või mitte. Ja ta on mingi, okei, apparently, no võrreldes kujutad, et keha on selline. Ta on nagu, let's go. Ja siis sa oled mingi, ma jaksa seda mingi, oota, me ei tee ikka täna siis või? No okei. Et keha ei ole selline, et mingi girl, ta ei toki sind ja ei ole nagu, kuule vaata, mida sa räägid, nagu sa jaksad küll, ei. Sa oled kehale käskluse, keha on mingi, okei, I'm gonna sit down. Et nagu ta ei ole mingi, ta ei hakka sind lunima mingi, palun jaksa ikka, ei. Ehk siis, hakka jälgima seda, kuidas sa räägid päeva jooksul endaga, et kas, kui palju sa ütled sõna või nagu väljendit, ma ei jaksa või ma ei viitsi. Ja vaata, mis siis saab, kui sa seda enam ei ütle. Et kui sa tunned, see mõte hakkab tulema, tee vastupidiseks. Lihtsalt isegi kui sa tunned, sul pole energiat, et ma jaksan, ma viitsin. Ja ma usun, et see teeb imesid. You can physically feel it, kui sa ütled endale, et ma olen nii väsinud, siis järsku su keha teeb niimoodi, nagu ma tunnen, et nagu mingi energia lihtsalt lahkub mu kehast siis. Kuidas sa defineerid rõõmu, kui kõik teeb tuju nii heaks? Näiteks praegu ma väga naudin seda, et kuna sinna Free Flows ikkagi on nii odav sõita autoga, see parkla on kohe seal kõrval, siis ma tegin reegli, et hommikuti õhtuti, kui on auto lähedal, siis ma lähen autoga, kui ei ole, siis ma ei lähe. Et ma ei hakka enam vaatama mingist rahalisest aspektist, et mingi save money, ei. Mulle meeldib tegelikult see väike rutiinikene, et ma hommikul nagu istun autosse ja siis sõidan tööle. Ma ei tea, if it makes sense. See on niisugune lihtne asi elus, aga mul on tunne, et ma siis tunnen ennast rohkem nagu täiskasvanuna või nagu ma ei tea kuidagi, siis ma tunnen, et mul on nagu asjad kontrolli all. Või nagu, et ma tunnen, et ma olen nii grown up ja nagu ma veits nagu manifesteerin seda elu, mida ma võiksin elada, et mul võiks olla oma auto, millega ma käin iga hommikud ja õhtu töölt koju ja see faktor, et juba lumekesed, lehekesed hakkavad värvi muutma. Ma ei tea, sügises on mingi võlu. Kunagi ma arvasin, et mulle meeldib sügis kõige vähem. Nüüd ma ütleks, et ta on ikka 4. Sest ta läheb mul kevad, talv. Teate, mul tegelikult talv ei meeldi üldse. Ainult sellepärast meeldib, et mul sünnipäev, jõulud ja aastavahetus. Muidu ei meeldi. Tavai, ma lähen tänama skincare ja pessu ja tuttu ja homme räägime edasi. Good morning! Käes on teisipäev.
Mul on täna 3 eratundi järjest või 3 tundi eratundi järjest ja ma peaksin veel jõudma filmida eilse Sherpi video üksi ära. Ja siis ma jään toimetama kontorisse ja õhtul ma lähen siis trennidesse. Ma korraks mõtlesin, kas ma lähen või mitte, sest mul see häälek või mul on tervis veits on niuke, ma tunnen getting sick, aga samas see ei ole selline, et ma mingi köhin kiigile näkku ja mingi ei saa rääkida, eks ju, vaid lihtsalt natuke külmetust saanud vist. Vot, et ma ikkagi lähen. Girl dinner, let's go. Ma ei tea, kuidas ma jälle siia jõudsin, aga siin ma olen omadega. Let's go. Kell on kohe 2 ja ma alles nüüd jõudsin voodisse. Aga mul tuli lihtsalt nii hilja õhtul meelde, et lasin pessus käia juustega. Ja see võttis oma aega ja siis ma tahtsin seda veel teha, fake tan'i teha, ühesõnaga. Mul lihtsalt homme on üks tore dinner ja ma mõtlesin, ma tahan extra fierce selle jaoks välja näha. Nii et sellepärast ma tegingi selle extra mile'i. Ma kasutan liiga palju inglise keelt. Nii et lähme magama ja lähme homsesse päeva, sest siis hakkab toimuma miskit väga põnevat. Kuulete mu häält? Mu hääl on parem, aga hommikul seda ei olnud. Ja ma olin mingi shit. Ja see juhtus lihtsalt niimoodi, et ma ärkasin hommikul, aga siis ma ei proovinudki rääkida. Aga ma köhisin mingi hetk ja ma köhisin valesti kuidagi. Ja siis järsku mul ei olnud häält. Ja siis ma tegin hommikul kõike, mis ma teha sain. Ühesõnaga, ma tegin endale taaskord teed kaasa. Ma ostsin endale eile seda shotti. See bränd mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi, et nad teevad uunasiidrijäädikaga. See ei kõlba, aga mul on vaja seda. Eelmine kord ma proovisin hingveri oma. See on siin siis astalpõju, apelsin, kurkum, kajenni, pipar, mesi, uunasiidrijäädikas. Ütlen kohe ära, astalpõju mulle ei maitse. Enamus asjad mulle siit ei maitse. Nii et kõlab nagu plaan. Tegelikult on niimoodi, et mul just pidi hakkama eratund. Ma olin just võtnud auto ära, et sõita sellega sinna. Ja siis ta hellas mulle, ütles, et tal on natuke halb olla, et kas ma saaks reschedule'ida. Ja ma mõtlesin, et perfecto. Esiteks, mina olen haige, eks ju. Või ma ei tea haige, aga nagu mul on hääl ära, et ma pigem hoiaks ennast. Teiseks, mul nii palju kirju vaja teha. Ja ma olin juba autoga ära võtnud ja siis ma olin mingi, mis see ikka? Siis on varasem päevake täna. Et see lõhnab kohutavalt. Mina kahetsemas kõiki oma eluotsuseid praegu. Teeme selle šoti ära. Vesi on kõrval. Tulbid 4 roosid, 1000 korda proosid. Yeah! Oh, this is nasty! Vot see on nasty. Miks peaks üks asi nii halvasti maitsema? Ma ostsin selle ainult sellepärast, et Rimis muud ei olnud. Ühesõnaga, täna on kolmapäev, lotokolmapäev. Ja mina siis suundun hetkel hoopis Balti jaama. Ma lähen ostan lotopiletid, lähen ostan endal kurgule midagi, ingverit, kõike värgid särgid. Lähen Freeflow'sse, lähen ruttu, mõtlen stripikava. Ja siis ma lähen kontorisse ja istun seal kuni 2:30 ja siis ma lähen ripsmetesse. Ja kui ma tulen ripsmetesse tagasi, siis me lähme täna Meigiga isaga Proto avastustehasesse VR õhtusöögile. See on koostöö raames ja ma täpselt ei tea, mis endast kujutab, aga seal on sööki, seal on jooki ja virtuaalreaalsus. Ma võtan neid kaasa, vaatame, mis sellest kõigest saab või kuidas kõik välja näeb, aga ma olen väga elevil. Sellepärast ma ka lokid tegin, ma tahtsin ennast üles lüüa. Vaat. Ja kuna äpp näitas, et on 9 kraadi, siis oli aeg võtta oma must karvane või soesi kaasa või kapist välja kaasa. Ma ei tea, mis ma räägin. It's time.
ripsudest käidud ja nüüd koju sättima. Nii, mul läks nii kiireks. See soeng läks jumala lappe, ma üritan seda koha peal parandada, aga jah, that's my outfit. Yeah, let's go. Nii, show me the outfit. Jaa, slay. Uued kingad esimest korda. Nii, mis seal all paistab midagi, no seda näeme pärast siis. Jaa. Okei, no lähme siis sinna poole. Nii, lähme sööma. Let's go. Ja see esimene kuupäev just pakkusid. Aga vaata, mis siis saab, kui sa klikad sinna. Oh! Prillid. Õhtusöögi jooksul antakse teile märk. Teil lendasid need asjad normaalselt või? Ma olen ostanud mingi odava sauna praegu lihtsalt siin nagu asenduseks, aga siis Me läheme värklisse. Väga fans. Enne, kui ma räägin sellest kogemusest, ma pean teile ütlema, ma oleks täna peaaegu avarii teinud. Ma olin mingi ristmikul ja ma tahtsin keerata paremale. Ja teate neid teesid, kus on niimoodi, et muidu on nagu 2 rida, et nagu üks ühele suunale, siis ühest reast saab vahepeal 2 ainult korraks, kus tuleb see nagu väike taskukene, kus sa saad pöörata tänavale sisse. Ja kui ma pöörasin sealt välja, et meil oli 1 rida, aga vastu tuli siis niimoodi, et tuli ka 1 rida ja sealt tuli see väike lisatasku. Ja see auto oli mulle nii lähedal, kui ma hakkasin pöörama, kes tuli sinna taskusse, et mul jooksis juhe kokku ja ma vajutasin kogemata gaasi piduri asemel ja järsku ma auto kiirendas ja ma pöörasin ruttu ära. Muidu ma oleks talle täie rauaga otsa sõitnud. Ja ma niimoodi ehmatsen ära sellest ja ma olin mingi okay girl, ma ei tea, mis asi see oli praegu. Kuidagi nagu alati, kui ma olen kuulnud neid lugusid, kus on see, et aetakse pidur ja gaas sassi, ma olen mingi, no kuulge, kuidas see võimalik on. Aga tead, on võimalik. Või nagu kuidagi keha automaatselt pani mitte pidurit, vaid gaasi. Ma ei tea, miks. Crazy. Ja ma olin lihtsalt mingi, ma olen siia peale veel šokis sellest. Aga lõppea kõik, jah. Mulle võib-olla tundus ka selles olukorras see palju hullem, võib-olla ta ei olnud üldse nii hull. Ma ei tea, mulle tundus, aga võib-olla see ei olnud midagi. Ma ei tea, ühesõnaga väga veider. Aga see kogemus täna oli väga äge. Nagu alguses oli see, et esimesed 2 rooga olid seotud mereteemaga, ehk siis nagu mereannid, ehk siis nagu kala. Ja ma olin mingi pekki, et kas siin on kõik kala nagu asjad, et nagu ma ei söö väga. Ja see oliks, et esimene käik oli siis niisugune muna sees mingi kreem ja see üldse ei olnud väga minu maitsele. Ja ma olin mingi, et okei, et ma ei suuda seda süüa väga, sest no see oli nii kalane ja nagu ma ei tea, kuidagi see hakkas mulle vastu. Teine see taldrik oli siis selline, kus olid ainult mingid, kõik olid kalaga seotud. Aga see oli täitsa tore, ehk siis nagu ma ei tea, kuidagi see läks mul ladusamalt ja siis tuli see 3. käik, mis oli juba liha ja siis 4. käik oli magustet. Et selles mõttes, kui ma oleksin selline inimene, kelle meeldivad neid kalatooted kui ka nagu lihatooted, siis see oleks olnud ideaalne. Lihtsalt jah, ma ei ole väga suur kalafänn, et selles mõttes, aga kokkuvõttes oli väga tore elamus, sai veine maitsta, sai siis neid erinevaid käike proovida, siis oli need VR-prillid, seal olid vahepeal need mingid asjad, pidid ka mingid mänge või noh, mitte mängud, aga tegevused. Et selles mõttes väga äge selline väga uudne kogemus. Nii et ma väga soovitan, kui keegi tunneb, et niisama õhtusöögist on juba kopp ees, siis natuke spice up your life ja minge siis protoavastustehasesse. Seal on siis need dinneri variandid olemas. Ma vaatasin kodulehelt, neil on nagu 2 optionit, nii et jah. Ja saab valida kas taimetoidu menüü või siis tavaline menüü, saab valida kas alkoholimenüü või alkoholivaba menüü, ehk siis nagu all the options are there. Kuna mul on täna determination saada oma vlog valmis,
ja mul on vaja monteerida veel umbes 20 minutit. Siis ma hakkan sellega tegelema, kell on 23.25, mu hääl hakkab ära minema. Oh my god. Ma tegutsen ja siis räägime hommikul edasi. Tere hommikust, käes on neljapäev ja ma suundan ütle massaaži. Oi, seda on väga vaja mul. Ja siis ma lähengi free flow'sse. Mul õnneks ei ole täna ühtegi päevakohustust, et nagu mingi teretunde ega kavamõtlevisi, nii et ma saan lihtsalt hakata kontori asjadega pihta. Ja ma tahaks loota, et ma jõuan täna järje peale. Ma ei ole seda ammu jõudnud enam jälle. Näiteks näis. Ja õhtul on siis mul curly hip-hopi trenn. Ja siis ma ei lähe Heels Beginnersitesse, vaid ma lähen kontorisse ja kordan kõiki kavasi. Sest meil on kell 9 proov Empire'iga ja ma arvan, et see kestab õhtuni ööseni välja. Vaadake neid viinamarju. Nende nimi on Cotton Candy ja saate aru, need maitsevad nagu suhkruvett. Nii crazy. Ja see ei ole nagu see, et mingi suhkru üle kaetud, et see ongi selline sort. Unbelievable. Rimis saab. Ma usun, et äkki siis veel saab, kui see vlogles läheb. Update. 2 minuti pärast hakkab trenn. Ma jõudsin reaalselt oma kirjadega lõpuks järgi. Nimelt mul ei ole ühtegi kirja, ühtegi bronni, mitte midagi. Oodake. Siis ma printisin natuke silte. Siin on õpetajate kapisildid. Ei jõudnud kõige poole bronni teha. Printisin lepinguid. Ma jõudsin täna nii palju asju teha. Nii et ma tunnen, et nüüd ma saan olla nagu, et yes, I got this. Mul on asjad kontrolli all. Nii et lähme trenni. Meil sai, ma pakun, et äkki mingi kell 12 proov läbi. Ja siis ma tulin koju, toimetasin, tegin, või nagu mul ongi see, et ükskõik mis kell ma koju ei jõuaks, mul peab olema see minu enda aeg. Ja mida hiljem ma jõuan, seda hiljem ma seda enda aega saan. Ja praegu on kell 1:30. Ja ma ei jõudnud, ma ei saanudki midagi väga teha. Ütlesin ainult telekat natuke vaadata, süüa. Ma lähen võtan mingi maha ja räägime teiega juba homme. Tere hommikust, käes on reede ja mul on üle pika aja, mitte puhkepäev, vaid üks esinemine Empire'iga. Ma pole esinenud Empire'iga suvest saadik või juunis viimati, juuni alguses. Nii et it's been a long time, aga teeme siis selle hooaja nii-öelda lahti. Avame, ühesõnaga, jah. Enne seda ma lähen annan Free Flows 2 eratunni, siis ma ruttu teen mingigi põhja, ma ei tea, palju ma jõuan. Ja siis ma pean minema dance acti ja sealt me lähme siis koos, me sõidame täna Jõhvi ja siis esineme seal. Ja siis tuleme tagasi. Nii et selline on minu reede täna. Let's go! Mis hoiab seda? Vaata see. Mis enne lilli on? Flamingo, ta on taga. Aftermath. See käis nii kiiresti kõik. Okei, let's go. Tallinnast tagasi. Let's go. Ma jõudsin koju. Kell on 11 läbi midagi. Nii et sellest mul on veel, ma tunnen nagu aega oma aja jaoks, mis on väga tore. Ma söön seda salatit, mis me siis tavaliselt saame. Ristikiin ja kohvikust. See on kartulis singisalat.
Pole seda nii ammu söönud. Good old times. It's that time again. Ühesõnaga, räägime sellest esinemisest. See oli üks väga huvitav esinemine. Meil oli nagu 4 setti. Esimene sett hilines või noh, nagu, et inimesed tulid liiga hilja saali ja siis me läksime lõpus äkki mingi 20 minutit hiljem peale. Esimene tants tegime ära. Kõik läks hästi. Ühes kohas ma hakkasin natuke varem midagi tegema, aga ma õnneks nagu tabasin ennast väga kiiresti ja läks nagu hästi. Ülejäänud tantsus tuli ikka ilusti välja. Teises tantsus läks ka kõik hästi. Ja, see läks kõik hästi. Ja siis oligi see, et 3. tants. Me oleme reaalselt taga backstage'is. Me veel võtsime sealt riietusruumist midagi, et mingi tavaid lähme hakkame valmis panema ennast. Ja siis meie muusika läheb peale. Ja me oleme mingi, oota, mida? Ja nagu keegi ei öelnud meile, et vahepeal on graafik tagasi saanud paika loksuda. Ühesõnaga, me ei olnud üldse valmis. Ja siis oligi veits nagu niisugune hektik. Siis oli seal korraks mingi paus ja siis, aga me ei olnud üldse nagu ennast valmis pannud või nagu ma tundsin, et me ei olnud veel nagu 100% niimoodi, et lähme nüüd, vaid meil oli veid nagu, ma ei tea, tavaliselt me paneme kostüüme valmis, kui meil on nagu kostüümivahetused. Kuna see oli meie selle tantsu esimene esikas, siis meil juhtus ka veel see, et meil hakkab see tants lava pealt, aga muusika pandi käima niimoodi, et me alles kõndisime. Nii et see algus läks veits kaduma. Ma arvan, et overall läks hästi. Meil oli seal setis olidki need raamidega kostüümid ja siis meil oli lilled. Ja lilledes mul üks koht, kus see on Simona tants ja siis ta muutis ühte kohta ja see tõmbas mul kõik selle koha loogika tõmbas sassi ja mul ikkagi läks see koht nagu niimoodi, et ei tea, mis ma selle lõpuks tegin. Ja siis viimases ühe jalaga astusin valesti, aga ma arvan, et see on ka fine. Väga suuri rapsakaid ei tulnud lihtsalt nagu see, et meil ei öeldud, millal me laval peame minema, siis nagu veits oli see, et me pidi kogu aeg nagu valmis olema. Aga me päkki ei olnud seal ja siis tuli nii järsku kuidagi, ma ei tea, et selles mõttes oli veits nagu aga homme ma pean juba hommikul kell 12 olema tagasi Empire proovis. Aga mina olen tuttu koos Josepiga, on nii ja räägime teiega juba homme. Tere hommikust, käes on laupäev. Tegelikult ma oleks võinud vlogi ära lõpetada eile, siis oli nagu nädal aega täis. Aga kuna jääb just selline laupäev-pühapäev, siis ma teen selle nagu nädala lõpuni ja täna mul nagu nii. Esiteks Empire proovid ja siis mul on õhtul UV show Lennusadamas ja uskumatu, aga ma pole mitte kunagi Lennusadamas esinenud. Mis on nii imelik, sest seal toimub nii palju kogu aeg. Vot, nii et selline on mul laupäev täna. Meil on seda vaja. Ja selle täna, kus on juba 2 lapselast ja tea time! Mul täna kass! Mul on kassid! Naabrilaine rääkista. Tule korraks siia. Imeline. Lähetsin oma arvuti koju, aga kuna me tulime kõtiga siia Friflosse, tegelikult saaksin tööd teha, siis ma lähen ruttu, toon arvuti ära. Mul ei lähe kaua, ma arvan mingi maks 15 minutit kokku. Nii et let's go. Ma sain aru, et ma terve aeg rääkisin kogu aeg, et me täna teeme Lennusadamas, et ma minust eile ütlesin vlogis ka, et nii naljakas ma pole kunagi esinenud ja nüüd siis lausa 2 esinemist. Me ei esine täna Kai. Oota, ei. Me ei esine Lennusadamas, me esineme Kai kunstigaleriis. Ja saad aru, ma vaatan Siimu story't ja ma olen mingi, see ei tundu nagu Lennusadamas. Oh my god, okay. I feel so stupid. Miau. Me oleme valmis. Krit läks ruttu poodi. Vaatan, mis auto siin alles on. Ja siis läksime. Lalalala, siin paistab seal. Krit paistab siin. Oh yeah. Stay as always. 17%, okei. Kell on
mingi 12:30 või midagi sellist. Ja peaks mainima, et nii mõnus on olla laupäeva õhtul kodune. Selles mõttes, et jah, ma olin terve päeva proovides ja siis free flow's ja siis me läksime esinema. Aga me esinesime ära ju enne 9 juba. Peale 9 ma jõudsin koju. Ja siis mul oli lihtsalt aega hängida oma Joosepiga, lihtsalt lõsutada diivanil ja teha omi asju. See on nii mõnus tunne, sest ma ütlen ausalt, see september on olnud nii hektiline ja ma olen ennast nii täis bookinud, see on minu viga ka, et mul tegelikult ei olegi ette nähtud ühtegi vaba päeva, mis on tegelikult väga halb. No tegelikult on reede laupäev, aga enamasti esinemised on ju reede laupäev, ehk siis mul ei ole jah. Ja esinemine ise läks väga hästi, nagu mega hea energia ja ikkagi see, et proovid olid päeval, siis meil oli korraks kriitikas, et me vassisime täiega ära free flow's olles, aga ikkagi energia lõpuks tuli, mis oli väga hea. Ja need proovid on ka juba seal maal, kus ma tunnen, et ma päris tunnen ennast nüüd rohkem enesekindlamalt, et muidu ma alguses olin mingi I will never do these things, aga ma olen endale väga uhke, et ma pushin ennast praegu, sest et see tantsustiil, millega meil see showprogramm on igasugune nagu klassikaline, hästi tehniline ja seda mul ei ole nii palju. Nii et ma selles mõttes ületan ennast, et ma panen ennast täiega oma mugavustsoonist välja, aga that's how we progress, okay? Siis eile minul üks eratunni neiu tõi mulle seeliku. See on Lululemoni seelik, kus on siis need püksid all. Nagu see on sinist värvi, mul ei ole väga palju siniseid asju kapis, nii et võib-olla on aeg. Nagu ma avastan seda pruuni värvi, siis ma avastan ka seda sinist värvi, okei? Ja meil oli kriitika üks nali, et me peame padelit mängima minema. Siis ma ütlesin, et ma ei saa enne minna, kui mul ei ole padeliseelikut. Ja nüüd see on siin ja nüüd ma peangi padelit mängima minema. Aga ma mõtlesin, ma teen märk, kui ma pole seda jällegi siin mitu vaat teinud, nii et bear with me. Kirjutales 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Empire proovid, UV show ja vaba õhtu. Ilus mõte, mida tänast päevast kaasa võtad. Me areneme kõige paremini mugavustsoonist väljas olles. Kas sul on mõningaid kahetsusi, millest sa ei suuda lahti lasta? Ma üritan mitte kahetseda midagi sellepärast, et kõik asjad lähevad täpselt nii, nagu nad minema peavad. Kindlasti nagu on nagu mingeid, ma ei tea, härrasi võib-olla kahetsen või ma ei tea midagi, aga nagu kõik õpetab sulle midagi, kõik viib sind kuskile poole, nii et ma ütleks, et ei. Aga mina lähen nüüd magama varakult, kell on 00:45 ja et ma saaks homme ilusti kaunisti magada välja ennast ja anda trenne ja olla nagu jaas. Nii et head ööd teile ja räägime homme. Good morning! Käes on pühapäev ja mul on täna tavaline commerciali ja stripipäev. Nii et let's go! Okei, mida mallukat React? Väike massaažitoolikene, küünal, küpsised siin ja supike keeb mul, oh my god, see on udune supike, teen siljankat ja okei. We listen and we don't judge. Ma ei ole mitte kunagi elus teinud suppi nullist. Mul on alati purgisupid. Nii et minu häkk purgisuppidega on see, et ma keedan kartulad ära siin sees nagu tükid ja siis lisan purgi seljaka ja puljongi, tšegal ära ja see ongi minu supp. Nii et we listen and we don't judge, okei? Vot, nii et ma nüüd hakkan vaatama Reacti, sööma ja siis nautima oma pühapäeva õhtust rutiini. Gorgeous, njama. Teate mis? Mulle väga meeldib mu elu praegu. Ma olen nii happy, et ma olen taas leidnud iseennast ja et see september on minust toonud uue energia. Ma ei tea, ma olen seda vist mille korda öelnud, aga tõesti, ma olen nii happy. Kusjuures ma tulin trennist koju autoga ja siis poole tee peal olid politseid, kes siis panid puhuma. Ja see oli minu esimene puhumine. Aga point ongi sellest, esiteks,
see on mu esimene puhumine, ma ei tea, nagu ma ei ole sellega kokku puutunud. Mina ei tea, mis tehnika neil on, eks ju. Mina arvasin, et neil on see vana kooli, pulga otsast puhun ja siis nagu vahetuvad iga kord pulka, eks ju, nagu kunagi, eks ju. Mulle tundus, et tähendab niimoodi tehti. Ja siis sõidan ette sinna ja siis ta ütleb midagi, aga ma ei kuule ju. Või nagu ta ei mõista, et ta ei ütle mulle seda ju niimoodi kõvasti näkku, vaid nagu ta ütleb seda seal üleval pobistades mul nagu hakken niimoodi, ühesõnaga. Ja siis ma siin tuleb tõesti, ma olin mingi okei, siis ma hakkan seda pulka otsima, siis ta oli mingi distantsilt. Siis ma mingi, oh my god, rahune maha. Ma teen seda esimest korda. Et nagu sa ei saa olla pahane selle pärast ja nagu ma sain sellest hääletuulist aru, et ma ei olnud ilmselt ainukene. Ja seda enam, sa peaksid siis aru saama, et honey, we don't know how it works. You know? Et nagu, kui sulle ei meeldi see töö, mis sa teed, miks sa teed seda? Ma ei tea. Ja siis täpselt oli nii, et mingi, ma ei tea, 200 meetrit hiljem olid veel mingid politsei inimesed seal mingi autoga tegelesid ja ma täpselt jäin nende taha seisma, sest mul oli vaja pöörata. Ja siis tuli väga tore onukene, küsisin, kas ma saan siit mööda, ta ütles, jaa, mine ringiga. Nii toredasti võtsi vastu, siis ma olen mingi, aitäh. Noh, kus on viisakus? Aga vana mina oleks sellest nii häiritud või nagu ma ei tea, igasugune väikegi niuke negatiivne olukord tõmbas mind nagu käima, aga praegu ma olin mingi, ma juba unustasin selle või nagu ma ei tea, tegelikult ma tõmban siinkohal selle vlogi kokku. Ma väga tänan, et te olite minuga, usun ja loodan, et need vlogid lähevad taaskord aina toredamaks. Ma tundsingi, et võib-olla see, et mul siin see aasta sees see kogu läbipõlemise faas oli, et see kindlasti nagu ei olnud võib-olla kõige toredam, mis mida vaadata, aga nüüd ma usun, et paljud inimesed leiavad tagasi tee siia YouTube'i kanalile. Ütlen ausalt, ma ilmselt hakkan filmima järgmist vlogi juba esmaspäeval. Mul ei toimu järgmine super palju, aga ma ei tea, ma lihtsalt fiilin seda, et ma vlogiksin oma sellist rahulikumat nädalat. Mul on seal mingeid asju plaanis, aga need ei ole miski sellist nagu oh my god, mul on üks Empire esinemine tulemas ja igast muid asju veel. Ma ei tea, mul on kuidagi praegu sinna vaip, et ma tahan vlogida. Isegi kui see on lihtsalt simple everyday life. Ja ma usun, et teil on okei sellega. Nii et mina tänan ja soovin teile kõige ilusamat, ma ei tea, õhtut, päeva, hommikut ja näeme juba järgmises videos. Bye!